Nüüd meie esimese loo juurde. Pärast reedest intsidenti 3 Vene hävitajaga Eesti õhuruumis on taas õhus teravalt küsimus, kui kaitstud oleme ida poolt lähtuvate ohtude eest. Vaatame Eesti idapiiri. Maismaapiiril on sel aastal olnud olukord rahulik. Keskmiselt toimub 1-2 ebaseaduslikku piiriületust kuus. Valdavalt on tegu Venemaa ja Ukraina kodanikega, kellest osa on siin taotlenud rahvusvahelist kaitset ja osa on kohe tagasi Venemaale saadetud. Kokku on septembri keskpaiga seisuga meie idapiiril olnud tänavu 135 ebaseaduslikku piiriületust, enamus navigeerimisvigade tõttu piiriveekogudel. Samas meie idapiir, mille kiirest väljaehitamise vajadusest oleme kuulnud nüüd juba üle 10 aasta, ei ole ikka veel valmis. See ei ole arvutimäng. Niimoodi õpitakse Narvas Sisekaitseakadeemias meie piiri kaitsmist. Näete, siin on Narva-Jõesuu lõik. Ehk siis kui kujutame seda piiriületaja, ebaseadusliku piiriületaja, kui ta jõuab selle maanteeni, mis ongi siin ekraani peal, siis põhimõtteliselt tema kiirus kasvab. Kui ta jõuab juba maanteeni, võtab takso või siis see ala, kus ma hakkan ta otsima tulevikus, kasvab väga meeletult ja siis ressurssi meil lihtsalt ei jätku. Meie eesmärk võimalikult kiiresti elimineerida võimalikult väike ala ja selle ala sees leida need rikkujad. Kui kaua teie olete Eesti piiril töötanud? Alates 90-ndatest. Olete üles ehitanud Eesti piirivalvet? Ma ei saa niimoodi öelda, et kõik on meeskonnatöö, aga jah, olen olnud osa sellest meeskonnast juba üle 30 aasta. Nende aastakümnetega on idapiirile loodud suuresti nähtamatu kaitse, mida võib pidada ka kogu Euroopa üheks moodsamaks. Meil on hästi palju tehnoloogiaid, mis võimaldavad meil tõsta olukorra teadlikkust ilma, et kodanikud saaksid sellest kuidagi üldse aru. See ongi eesmärk. Ainuke asi, mida me peame tõstma, on see reageerimise efektiivsuse kiirus. Seda, et Eesti nähtamatu piirivalve siin Narva jõe ääres töötab, kinnitas augusti alguses toimunud vahejuhtum. 49-aastane Poola kodanik püüdis siit kummimadratsil Vene poolele üle minna, et liituda Ukraina vastu sõdivate Vene vägedega. Mees tabati kiiresti, nähtamatu piirivalve töötas. Ja, tegelikult kogu oma piiri täna ikkagi seirame. Kui nüüd kõik seirevahendid ka saavad soetatud ja siis paigaldatud, siis me tegelikult ikkagi piiri peaksime hiljemalt 27 aasta lõpuks ikkagi 100+% nägema. Praegu siis ei näe? Täna me kõiki spotte kindlasti nii ei näe, nagu me tahaksime näha. Kui seiresüsteem nendes kohtades võib-olla ei ole kõige parem veel, siis reageerimine saapad on siis mudas nii kaua, kui see seirepilt saab ka nendes kohtades parandada. Mõneti üllatav siiski on Eesti piirivalvurilt number 1 kuulda, et üle 10 aasta kõneks olnud muidu ju moodsa idapiiri täielik väljaehitamine ei ole seni lõppenud, et tööd ikka veel käivad, mida näeme Narva piirisillal ka ise. Praegu on siis näha siin lõppfaas ühest projektist, kus Koidula, Luhamaa ja Narva piiripunktidesse ehitatakse läbisõidutõkked ja need takistavad transpordivahendid ilma piirikontrollita läbimurdmist, sest varasemalt meil on nii meil kui ka Lõuna-prefektuuris on selliseid juhtumeid olnud. Kuidas need tõkked välja nägema hakkavad? Nagu ma aru sain, hakkavad nad liikuma üles-alla? Jah, tõkked on maa sees ja vajadusel siis tõusevad maa seest üles ja takistavad siis kogu transpordiliikluse. Takistavad ka tanke, kui vaja on? Seda ma nüüd kinnitada ei suuda, kas nii raske tehnikat, aga kõik ülejäänud transpordivahendid, mis normaalolukorras piiri ületavad, need takistavad ära. Tõkkeks tankidele rajatakse idapiirile 40 kilomeetrit tankitõrjekraave ja 600 punkrit. Valmis sellest on 500-meetrine katselõik. Mis puudutab maismaa taristu osa, siis seal me soovime selle aasta lõpuks suuresti ikkagi 100 kilomeetrit, 135 kilomeetrist piiritaristust füüsilise kaitsena valmis saada. Miks see kõik venib? Ma ei ütleks täna, et see venib. Neid lahendusi tegelikult tuleb iga päev saab midagi valmis, aga selline see seis hetkel on. Ikka see tuleb, ootame, ehitame, kõik on tulevikku vaatav. See tekitab natuke kõhedust.
kui me võtame kogu meie idapiiri, siis meil on täna riigi vaatest lahendamata võib-olla paar keerukat kohta rahastuse mõttes ja teine osa on siis meil Narva jõe piirkond, kus meil täna küll radarid on olemas, aga me radareid uuendada soovime, ka seal meil täna rahastut ei ole. Ka julgeolekueksperti Erki Koorti jaoks on see küsimuste küsimus. Miks meie idapiir enam kui 10 aastaga valmis saanud ei ole? Jah, see on miljoni dollari küsimus mõnes mõttes. Teisest küljest on see, et piiri väljaehitamise alguses oli tugev eufooria esiteks, teiseks hästi tugev poliitiline surve, selle initsieeris ühe kaitsepolitseiniku vargus. Eston Kohveri vargus. Ühiskonnas tekkis väga suur paanika, sellepärast piir oli välja ehitamata, millel oli väga selge poliitiline omaaegne suunis piir välja ehitamata jätta. Miks? Sellepärast, et meil polnud piirilepingut Venemaaga ja osad maad pidid minema vahetusse ja nii valitsus kui Välisministeerium olid vastu sellele, et see piir enne piirilepingu ratifitseerimist välja ehitada. Siis selgus, et meil on probleem ja tundus, et mis seal siis on. Aed püsti ja läheb. Tegelikult see nii lihtne ei olnud ja miks see nii lihtne ei olnud, oli väga selgelt ka tegelikult kogemuse puudumine ja juhtimisvead. Ja millegipärast tundus poliitilisele juhtkonnale toona, et piiri on võimalik, aed on võimalik püsti panna nii-öelda muu töö kõrvalt ja laupäevakute käigus. Ei olnud. Oleme täna Eesti idapiiril, 335 kilomeetrit jõe, järve ja maapiiri. Selle kiirest väljaehitamisest on räägitud 11 aastat, kuid piirirajatised tõkked ei ole seni valmis. Muidugi meeldiks meile konkreetseid süüdlasi otsida, aga osaks aeglasest tempost on seegi, et nii nõuavad reeglid. Küsimus on selles, et ka ettevalmistuses ja ehitamises tuleb läbida kõik sammud, alates hangetest, üks lõpeb, algab järgmine, on vaidlustusperioodid, kõik see võtab oma aja. Neid printsiipe võiks järgida siis, kui on rahulik aeg, meil on väga pinev aeg praegu. Ja Politsei- ja Piirivalveamet ei ole see asutus, kes hangete seadust saaks muuta. Kui riik leiab, et mõned teemad on olulisemad kui teised ja kus hangetesse oleks võimalik teha mööndusi, siis loomulikult see kindlasti lihtsustaks. Kuid tagasi piirile Narvas. Narva jõel, mis kohati on nii kitsas, et Eesti poolel saab kaasa elada üle jõe asuval Vene plääžil toimuvale diskole. Poisid, mis varem olid nähtavateks eraldusmärkideks, nüüd enam ei ole. Venemaa kõrvaldas need. Ja tõepoolest, et Narva jõe peal meil täna lahendust ei ole. Meie läbirääkimised poide paigaldamise osas meie naabriga luhtusid ja luhtusid nad selle tõttu, et idanaaber soovis haugata meie maast iga jutuajamisega suurema tüki. Kuuleme kogu aeg ka NATO juhtidelt, Euroopa liidritelt, et kui NATO idapiiri või NATO siis piiri rikutakse kas või sentimeetri võrra, siis kohe reageeritakse. See poide intsident tekitas paljudel ikkagi tunde, et Venemaa ju otseselt tuli meile kallale, hakkas poisid ära viima. Me kahtlemata me sellega ju nõus ei olnud. Alati tuleb hinnata seda olukorda, kas sellel aja hetkel just see jõu kasutamine on kõige mõistlikum või on teisi reageerimise vahendeid. Eesti riik valis tollel hetkel teistsuguse reageerimise vahendi, valis diplomaatilise läbirääkimiste keele. See tänaseks ei ole vilja kandnud. Võib alati minna kohe esimese hooga konflikti, aga siis peab olema ka valmis teiseks, kolmandaks ja kuuendaks sammuks. Täistund käis Soomes, kus piir Venemaaga on täielikult suletud. Soome sulges oma piiri Venemaaga järk-järgult, alustades 2023. aasta oktoobrist ja sellele järgnes suurem sulgemine novembris. Meie piiripunktidest on avatud Koidula ja Luhamaa nii sõiduvahenditele kui jalakäijatele ööpäevaringselt. Saatse väike piiripunkt on jalakäijatele päevasel ajal ja teadaolevalt ainus täielikult automatiseeritud piiripunkt Euroopa välispiiril. Narva piiripunkti saab läbida vaid jalgsi ning päevasel ajal. Praegu ületab päevaselt kuskil 2000 inimest mõlemas suunas kokku. Järjekorrad on paljuski tingitud muidugi sellest, et see on väljuval suunal riigist 100% tollikontroll Euroopa Liidu sanktsioonide kontrollimiseks. Ja kui inimestel on igalühel väga suur pagas kaasas, siis kahjuks tollil tuleb see kõik läbi vaadata, nii et see võtab kõik aega.
Narva piirikontrolli aega ja ressurssi nõuavad ka moldovlased, kel on Venemaal õigus tähtajaliselt töötada, aga et tööõigus pikeneks, peavad nad vähemalt korraks riigist lahkuma ja nii tulevadki üle Narva jõe. Meie nimetame neid templituristideks. Nad tegelikult ei üritagi siia tulla. Nemad tulevad piiripunkti, nad soovivad templit saada, et nad on justkui Venemaalt välja käinud ja siis isegi kui nad saavad keeldumise, siis neile sobib. No neid palju? No neid ikka tuleb siin ikka iga kuu kümneid ja kümneid ette. Mida teeksime end siis, kui algaksid migrantide ründed meie piirile, nagu Lätis, Leedus ja Poolas? Loomulikult me oleme valmis selleks, et kui need inimesed tulevad, omaette küsimus on, et milliste ressurssidega me selle massidega hakkama saame. Et lisaks meile endale on meil vaja kindlasti abi oma kolleegidelt lähinaabrusest ja ilmselt ka Kaitseliidu või Kaitseväe abi. Kui ma toon siia Läti võib-olla näite, siis Lätis täna ka igapäevaselt ikkagi sajad inimesed üritavad ebaseaduslikust piiri ületada ja see kindlasti hakkab riiki ja riigi ressursse kurnama ja selleks tuleb riigil tervikuna valmis olla. Eesti teeb jõupingutusi, et meie piir, Euroopa Liidu ja NATO idapiir ju ka, oleks kogu Euroopas nähtav. Suvel avati Narva-Jõesuus Euroopa Liidu piiri- ja rannikuvalveameti Frontex juhtimiskeskus. Meie Sisekaitseakadeemiat soovitakse muuta kogu Euroopa piirivalve õppebaasiks, sest ideaalsemat kohta piirivalvurite väljaõpetamiseks kui Narva ei ole terves Euroopas. Me oleme 500-600 meetrit ühest kõige suuremast piiripunktist ehk siis Narva sillast ja see loob meile sellise keskkonna, mida saab nimetada ikkagi väga unikaalseks. Kokkupuude sellise päris teistsuguse idamaapiiriga ja kus teisel pool väga lähedal on meie mõttes ju agressorriik, et see on selline kogemus, mida jällegi ei saa lihtsalt ära rääkida. Olles jõe kaldal, seda saab tunnetada või silla peal. Me oleme Frontexile õpetanud rohkem kui 700 inimest välja täna. See on kindlasti ka kasulik vaadates turvalisuse julgeoleku vaates. Kui meie liitlased on meiega, siis see kindlasti on heidutus, sest riigikaitse hakkab piirilt. Ja ikkagi, kas peaksime muret tundma oma turvalisuse pärast, kuna Eesti idaosas ei ole seni nii tugevat piiritõket, kui sooviksime? Ma arvan, et me saame täna ka ennast turvaliselt tunda, sellepärast, et piirivalve teeb väga head tööd. Küsimus on alati selles, et mis ohtude vastu, et kui me mõtleme ebaseaduslikku piiriületust, siis selle vastu me saame kindlasti ennast turvaliselt tunda. Kui me mõtleme mingisuguseid hübriidrünnakuid, siis neid see aed kindlasti kinni ei pea ja kõige suurem probleem, mida mina näen, on esiteks liiga optimistlik prognoos ja teiseks täiesti uskumatult vähene ressurss, millega me lootsime seda piiri välja ehitada. Eestis on pärast Vene lennukite intsidenti taas kõlanud arvamusi Isamaa juht Urmas Reinsalult näiteks, et viimane aeg oleks idapiir ennetava meetmena täielikult sulgeda. Siseminister Igor Taro sõnul aga mingit plaani piiri sulgeda pole. Poliitilise palagani tegemine ei ole julgeoleku valdkonnas adekvaatne, ütles ta nädalavahetusel. Peab ikka väga hindama, mis samme ette võtame.